Hei jopsti kõigile, kuidas ta läheb? Mina olen jätkuvalt Stenjan ning täna ma tahtsin teiega natuke rääkida siis nii-öelda YouTuberitest. Nagu me kõik teame, siis ilmselgelt te ei näe, mis toimub meie elus kogu aeg. Te ei tea, mida me teeme 24/7. Te võib-olla ei teagi, mis on kõik meie hobid, millega me vabal ajal tegeleme ja nii edasi. Ja see on täiesti tavaline, sest et enamus inimesi ei tahagi YouTube'is kõike enda privaatelu inimestega jagada. Aga ma mõtlesin, et kuna mina olen enda vaatajatega nii lähedane, siis ma võiksin ju teiega tegelikult jagada enda elust ühte väga-väga sellist salajast osa, mida tegelikult keegi ei ole varem teadnud, keegi ei ole sellest kuulnud ja keegi ei ole seda kahjuks kuskil näinud. Nimelt, ma olen professionaalne näitleja ja ma olen näidanud mitmetes filmides, ma olen käinud hästi paljudes castingutes, ma olen saanud väga suurtesse filmidesse, kuid millegipärast on alati see lugu, et ma ei saa filmi sisse. Minu tseen lihtsalt cutitakse välja ja ma olen sellepärast väga-väga kurb ja pahane olnud ja sellepärast võib-olla ma polegi jaganud seda inimestega, sest et iga kord, kui ma saan filmi, siis minu osa cutitakse välja ja no mis mõttega ma jagan selle inimestega, kui mind reaalselt polegi filmis. Mis ma ütlen, et ma läksin casting utele, ma sain nagu filmistseeni, aga mu tseen cutiti lõppfilmist välja või? Ei, ma ei räägi sellest, see on piinlik. Aga siis ma mõtlesingi, et ma täna võiksin ju tegelikult teiega jagada paari suuremat filmi, kus ma olen tegelikult osa võtnud ja kus ma olen tseeni saanud ja ma näitaksin teile neid tseene, kus ma olin ning te saate siis pärast ise nagu kommenteerida ka, et kas teie arust oli ka see tõesti nagu nii halb, et nagu oli vaja filmist välja cutida või. Aga ühesõnaga minu näitlemiskarjäär sai alguse aastal 2000, kui siis tuli välja film Gladiator. Kõik on kindlasti sellest kuulnud, paljud kindlasti ka näinud. See oli täielik klassika tol ajal ja ma võin uhkusega öelda, et mina olen tegelikult sellest filmist osa saanud, kuid mind cutiti lõppfilmist välja. Ja siin oli siis minu tseen. Oli tõesti nii halb siis või? Ei, tegelikult ma mõtlen, see oli mu nagu näitlemiskarjääri alguses, selles suhtes ma oleks kindlasti saanud selle paremini näidelda. Et ma ei tea, kas oleks pidanud välja cuttima filmist, aga okei, mis te teavad. Ühesõnaga peale seda filmi võtsin minuga ühendust väga paljud inimesed ja nad tahtsid mind enda filmidesse saada ja ma võtsin ühe pakkumise vastu ning sellest sai absoluutselt üks suurimaid hitte. Paljudele kindlasti ei meeldi, aga tüdrukud olid räigelt suured fännid sellel filmil ja tegemist on muidugi siis videovikuga Twilight. Ja mina olin esmasosas, kuid jällegi minu tseen millegipärast cutiti välja nagu. Siin see on. You better hold on tight, Spider Monkey. Ma tean, et minu arvamus ei tähenda enam midagi, aga nagu minu arust see lisas palju rohkem vürtsi sellele tseenile juurde, ma ei tea. Just saying. Ja siis tuli jälle selline väike pausika, kus ma ei võtnud osa ühekski filmist, sest et nagu reaalselt, kui sa saad 2 korda järjest nagu filmis korvi, et sinu tseen ei panda lõppfilmi, siis nagu see annab sulle väikse löögiga aus olla. Aga natuke aega hiljem siis ma võtsin uue rolli vastu filmis The Impossible, mis rääkis siis sellest Tai katastroofist, mis toimus Piipi saarel see tsunamiga. Ja ma sain seal päris hea rolli, mulle meeldis see, aga minu tseen võeti jällegi lõppfilmist välja. Ja see, kes tegi seal viimases klipis selle tsunami löögi minu pihta eriefektidega, siis nagu oleks saanud paremini lihtsalt, et nagu tegelikult võib-olla sellepärast ei pandudki mind lõppfilmi, sest et see viimane klipp oli lihtsalt nii fake nagu see vesi. See oleks pidanud olema tsunami, aga see nägi välja reaalselt nagu keegi lihtsalt pritsis käega, mis see enam-vähem tegelikult oligi. Aga nagu ma juba selline olen, siis ma ei andnud alla, ma ikka tahtsin ühte filmi lõpuks sisse saada ja ma ei andnud alla. 3 filmi, kus mind on juba lõppfilmist välja lõigatud, kuid ei, ma ei anna alla. Ma kavatsin uuesti proovida ja ma läksin filmi The Wolf of Wall Street ja ma sain seal rolli. Ma sain seal rolli, aga mind lõigati jälle lõppfilmist välja. Need, kes on näinud, ilmselgelt teavad, et mind seal ei olnud. Miks? Ma ei tea. Vaadake seda klippi, vaadake, mis selle viga oli? I think it's time you both get the fuck off my boat. What do you think? Good luck on that subway ride home. Hey, you guys want to take some lobsters for your ride home? Fucking miserable pricks. I know you can't afford them. Hey, fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon.
ausalt öeldes mulle väga meeldis, et see on, mulle meeldis seda filmida. Crew oli amazing. mida ma pean vaatama? Ja ühesõnaga viimane film, mis ma praegu teinud olen, ongi Now You See Me 2. See oli see teine osa sellele ja mina olin seal ülikuulis kaarditseenis, kus ühesõnaga need trikitajad võeti nagu nii-öelda kinni ühes kambris, et nad pidid ära kontrollima nad. Ja siis kuidas nad seal kaarti viskasid ja nagu veitsid seda, see oli nagu dope as hell. Ja ma sain sellest osa. Ma olin tseenis sees. Aga mind polnud lõppfilmis. Mind polnud lõppfilmis. Vaadake seda tseeni, kui dope see oli. Vaadake, kui dope see oli. Okay, you guys are pretty serious about your security, huh? Sir, I think you still have my wallet. Wallet coming through. Sorry, my dog. Mida ma räägin? See oli... Oh my god, see oli nii amazing minu arust. Ma ei tea siiamaani, miks nad selle ära lõikasid. See oli geniaalne, see oli... Ma ei tea. Ja ma olin enda näitamistööga ka päris rahul. Et... Naaran ennast kirstusin varsti. Need olid minu nii-öelda suuremad filmid, kus ma olen osa võtnud ja kus mind kahjuks pole lõppfilmidesse pääsenud. Kui ausalt, ma pole kuskil lõppfilmis olnud kunagi. Ma olen saanud stseenidesse ja ma olen shootingutel käinud ja niimoodi, aga lõppfilmi ma pole kunagi saanud. Millegi pärast katitakse mind välja, see on väga imelik. Aga kui teie soovite, ma siiski pingutaksin edasi ja prooviksin veel edaspidigi filmidesse saada, siis kindlasti visake selle videole like ja kommenteerige alla, mis oli teie arust kõige lahedam film, kus ma olen osa võtnud, kuid kahjuks pole lõppfilmi pääsenud. Ning ma kavatsen kindlasti edasi ürgada ja proovida edasi filmidesse saada, kuid praegu olen niimoodi läinud kahjuks. Visake subscribe, kui tahate näha minult rohkem videosi ning mis mul ikka teile öelda on. Aitäh, et te mind toetate, aitäh, et te mind vaatate ning meie kohtume juba teie järgmise videosega. Peace! I got sky like the motherman, I crack cars, getting hella bands, I got a bra from the motherland, I got shooters with Taliban, I get it, anyway, pull up skirting in the hurricane,